Poisid hakkavad haridussüsteemist välja kukkuma juba põhikooli lõpus, ülikoolides on mehi vaid kolmandik, selline soliidne lõhe hariduses mõjutab muu hulgas ka sündimust, sest kõrgharitud naised ei leia endale sobivat partnerit, kes oleks valmis pere loomise vastutust võtma. Vastupidi, mina ei nõustu juba absoluutselt. Mitte, et naised ei leia sobivat partnerit, vaid mehed ei leia. Et minu isiklikul hinnangul see on risti vastupidi. Ja põhjus väga lihtne. Me oleme mehed, meil ei ole kiiret. Me võime rahulikult otsida, me võime rahulikult mõelda, me ei pea tegema ehku peale mingisuguseid otsuseid. Ja teistpidi asi ei ole selles, et oleks mingisugune hariduslik, ma ei tea, kuidas ma ütlen, mingi haridus, et mingi, see mees on loll, sest tal ei ole kõrgharidust, mina temaga lapsi ei tee. Vaid lihtsalt, kuidas sa teed naisega lapsi, kelle jaoks on esmatähtis tema, kuidas ma nüüd ütlen siis, tema, ma ei tea, ma ei saa öelda, et majanduslik seis, aga ütleme, et karjäär, kui nii võib öelda. Et kui naisterahva jaoks on karjäär esikohal, siis sellisel juhul ju sellise naisega ei saagi ju lapsi teha. Miks see mees peaks valima endale sellise naise? Ei, aga miks? Ei peaks ju, no just täpselt. Et ikkagi mees ju, kui ta tahab ikkagi, kui tema jaoks on järelkasv ikkagi tähtis, siis ta ei vali ju endale naist, kes seab esikohale oma karjääri, vaid ta valib endale sellise naise, kes seab esikohale ikkagi ju pere. See on ju minu meelest loogiline. See on ikka, minu meelest see on ikka totaalne, ma ütlen ausalt, pask. Saate ju, sul on naistearst varem öelnud, et üks põhjus, miks paljud naised lapsi ei saa, on sobiva partneri puudus. Jälle, ma ei nõustu absoluutselt. Ma absoluutselt ei nõustu. Vastupidi on, mehed ei leia sobivat. Ja põhjus ongi äärmiselt lihtne. Tõesti, nõustun, et Eesti mehed ei olegi tihtilugu äärmiselt haritud. Aga mis nad on see, et nad leiavad lahendused. Et kui sa hakkad ettevõtjaks, siis ettevõtlust, sa võid õppida kuskil koolis. Aga kui sa käid koolis, siis koolis sinust ei saa ettevõtjat. Sa võid seda õppida, aga sinust seda ei saa. See ei ole lihtsalt võimalik. Et selleks, et olla ettevõtja, selleks sul peab olema mingi sisemine tuhin või tahe midagi muuta. Ja selleks hetkeks, kui sa oled juba mingisugune, ma ei tea, täisealine, siis sa tõenäoliselt oled juba, sul on mingisugused mõtted, kuidas teha midagi, isegi kui see on mingi totaalne pask mõte, näiteks dropshipping. Dropshipping, totaalne sitt mõte. Aga juba, kui inimene juba proovib, juba majandab, juba teeb, siis see on juba tubli. Ja selleks ei ole vaja haridust. Selleks ei ole vaja käia mingi 3 või 6 aastat kuskil kõrgkoolis. Et sa võid õppida, aga kui sul ei ole seda sisemist tuhinat, seda tahet muuta, teha, müüa, siis sinust lihtsalt saagi ettevõtjad. Et haridus on äärmiselt tähtis, haritus samamoodi. Ma ütleks isegi, et haritus on veel tähtsam, aga me ei saa öelda, et materiaalne edu on ebatähtis. No kuulge, eriti veel naisterahva suust. Mis see siis tähendab? Et ta peab kodutu mehe peab valima endale. Et mul mees on kodutu, aga vähemalt hoolib. No kuule, lõpeta ära. Mina tahan näha, et sa istud sinna mehe pakiraamile, jalgratta pakiraamile ja siis lähed kuradi poodi piima ostma. No tere, tali! Tema sõnul on ühiskondliku hoiakute muutus loonud olukorra, kus haritud naised ei leia endale meest, kellega on võimalik luua turvaline ja võrdne suhe. Kui aga see ei saagi, nagu minu isiklik hinnang jälle, see ei saagi mõneti olla võrdne. See ei saagi olla võrdne. Mõneti. Et mõlemal on oma arvamus, mõlemal on oma vaba aeg, mõlemal on omad kohustused, nõustun, aga see ei saagi olla 100% võrdne. Niisugust asja ei ole võimalik. See ei ole lihtsalt tõsimeel, see ei ole võimalik. Ja miks? Sellepärast, et loodus ei ole ju selline. Mina ei saa pool aega anda lapsele rinda. Mina ei saa pool aega kuradi last kõhus hoida. See ei ole lihtsalt võimalik. Lihtsalt ei ole.
Sorry, aga see on reaalsus lihtsalt. Ja see, et kellelegi ei meeldi, no so be it, noh. Et keegi peab ju, ütleme otse, seda naist ka ju üleval pidama ja seda perekonda üleval pidama nii kaua, kuni näiteks naine sünnitab või naine on rase või mis iganes. Ja mingisuguse tasemeni on võimalik, et naine teeb ise oma asju. Ja muidugi, ma olen 2 käega poolt. Ma ei ole mitte kunagi öelnud, et naised ei tohi teha tööd. Mina mehena ütlen, minul on äärmiselt lihtne. Või nagu oleks äärmiselt lihtne ju, kui naine käib tööl ja mida parem ta palkan, veel parem mehena. Veel parem. Sest mõtle, sa mehena saad endale osta veel ägedamaid mootorrattaid, veel ägedamaid autosid, veel kuradi suurema maja saad ehitada. Miks? Sellepärast, et sa ei pea vähemalt poolt kogu aeg naisele kõrvale panema. See on ju ideaalne variant. Nõustun 100%. No. Aga lihtsalt mingisugused asjad ju me ei ole võimalik olla 100% võrdne. See on sama teema, mis ma alati ütlen sotsiaaldemokraatide või kommarite kohta samamoodi. Ei ole ju võimalik, et me võtame rikastelt ära, nii-öelda rikastelt võtame ära ja anname vaestele, nii-öelda vaestele. Ja siis ütleme, et nüüd me oleme võrdsed. Nii, aga ettevõtjal või juhil või kellel iganes, tal on kordades rohkem kohustusi, kui näiteks, ma ei tea, ma ei taha nüüd öelda ühtegi mingit spetsiifilist töökohta, sellepärast, et muidu võetakse see kontekstist välja ja hakatakse mulle seda tagasi pilduma. Siin tuli mingi küsimus korra. Kuidas ma saan turvalist ja kindlat suhet luua suurel hulgal naistest 25 eluaastaks on mingi 50 venda üle käinud? No, mina olen vale inimene rääkima selles suhtes, et mina isiklikult olen üldse, ma olen ristitud inimene, mina ei ole elus kordagi seksinud, mina ei tea naistest mitte midagi, mina vaatan läbi, ma ei tea, mis iganes, ma ei näe mitte midagi, ma ei tea mitte midagi. Et noh, selles suhtes, et ideaalses maailmas ma võin sinuga nõustuda, et ideaalses maailmas võiksid kõik inimesed olla puhtad. Nõustun 100%, kõik võiksid olla virginid ja kui nad üksteist leiavad, siis nad sobivadki identselt ja ideaalselt kokku. Aga päris maailm kahjuks või õnneks ei ole selline. Kas see nüüd on hea või halb? See on ise asi, aga tänapäeva maailm on lihtsalt selline. Sinna ei saa, tõenäoliselt väga palju ei saa sinna ära teha enam. Tänapäeva ma arvan, et kui me räägime suhetest, siis ma arvan, et tänapäeva kõige suurem probleem on see, et on sotsmeedia, mis tähendab seda, et nii meestel kui naistel on äärmiselt palju erinevaid, kuidas ma ütlen, valikuid on tänapäeval nii palju. Ja sa pead olema äärmiselt kõva ja tugeva selgrooga inimene, kui sa jääd ühele valikule kindlaks. Et tihti lugu, eriti noored, valivad endale kõrvale ühe inimese ja siis aktiivselt kõrvalt otsivad endale uut. Et noh, minu meelest see on üks koledamaid asju, mida sa üldse saad teha. Et kui sa ei taha selle inimesega koos olla, siis ära ole. Et miks sa raiskad ise enda ja kellegi teise häält või aega? Kuidas noortele kasvatada selgroogu? Kõik algab väärtustest ja väärtused peaksid olema, nagu tulema koolist. Sul on ju trippermees! Janusel on tripper, Mr.